Nii, tere õhtust kõigile, armsad sõbrad, tuttavad, jälgijad. Pole vist ammu kohtunud näost näkku. Et otsustasin siis täna teha üle pika aja sellise laivi, kus räägiks siis natukene taaskord meie riigi häbiplekist Põllumajandus- ja Toiduamet ning paarist juhtumist. Ühest olete te kindlasti kõik ajakirjanduses kuulnud, lugenud viimase aja sündmustest Nuudi Obitalus Hiiumaal ja teine juhtum siis on üks veiste tapmine, kus jõuti ära tappa 10 siis üks veis, enne kui esmane õiguskaitse siis teiste tapmist takistas. Ehk siis ma korraks vabandan lihtsalt, kui te kuulate minu taustal mingisugust koera sellist kraapimist natuke, siis üks kodanik tahab tuppa saada, aga ma just nimetlesin ta välja, et ei segaks praegu seda jutuajamist. Et ühesõnaga, enne kui ma üldse millestki rääkima hakkan, siis ma pean ütlema, et ma tegelikult olen selle teemaga seoses üsna emotsionaalne, arusaadavatel põhjustel, sest et loomad ja loomade eest seismine ja ebaõigluse vastu astumine on nagu, see on minu olemus, see ma olen. Ja kui nii-öelda juhtub nüüd tulema siin mõni selline natukene võib-olla krõbedam sõna, mis ehk võib olla nagu teises kontekstis või kohas või aegruumis ei tuleks üle minu huulte, siis ma juba vabandan ette, et vahest ei olegi võimalik ilustada mitte midagi teistmoodi kui ausalt rääkides ja krõbedalt rääkides. Ehk siis, räägime siis, ma ei tea, alustame kõigepealt vist sellest Nuudi Obitalust, et sellega olete rohkem tuttav ja kursis. Helistasin siis ka mina, lugesin kõigepealt seda õudset uudist, kuna ma oleks kohal olnud, kui ma ei asuks tõesti Hiiumaast nii kaugel, et see on terve päev, võtab reis sinna ja teine terve päev tagasi ja lisaks on omad kohustused ka, et kuskile kohale minna lihtsalt. Aga ma elasin sellele väga kaasa sellele Obitalule ja ma tõesti siiralt lootsin, et neis on nii palju julgust ja nii palju sellist kindlameelsust lõpuni vastu minna sellele asjale, kuni, ma tean, mida mina ise teeks, eks. Aga ma ei saa eeldada, et kõik inimesed nii julged on ja PTA-l on hämmastav oskus ja osavus nii-öelda inimesi hirmutada ja päris tõsiselt hirmutada, et ma ei räägi sellest ühest juhtumist, aga ma olen rääkinud mitmete talunikega, kes tegelikult ka nende sigade katkuga seotult ja ka niisama teiste inimestega, kes tegelikult kõik kardavad Põllumajandus- ja Toiduametit. Et mitte sellepärast, et neil midagi halvasti oleks, vaid keegi ei taha et tullakse nende koju urgitsema just mingi põhjuseta nagu liiga tihti, eks ju. Kui põhjust ei ole, et liiga tihti käiakse ja tahetakse igasuguseid proove ja kontrolle ja nii edasi, et keegi ei ole sellest huvitatud. Ja eriti arvestades nüüd, kuidas nad igast asjast võtavad kinni, leiavad mingisuguse viiruse, kukuvad tapma, kõik on väga hirmul. Ja loomulikult nad üritavad siis hoida nii madalat profiili, kui saavad, ehk siis inimesed kardavad neid. Ja ma saan aru, et tegelikult see valitsemistaktika ongi selle hirmu peale nüüd üles ehitatud, et on väga vähe, kes ei karda neid ja need inimesed on ka nendele vastu astumas või astunud kuni kohtuvõitlusteni välja. Mina neid ei karda, nemad mind vist kardavad, kuna nad telefonile ei taha vastata, et siis rääkides sellest Nuudist nüüd, et helistasin minagi siis sellele meesterahvale seal, Nuudi Obitalu omanikule. Naisterahvas oli üldse nii endast väljas, ütles, et ta elab lihtsalt ainult sisuliselt päev korraga rahustite peal. Ja see lugu oli niimoodi nagu ka nüüd vist viimases ma ka jagasin seda lugu sealt ajalehes, kirjutati täpsemalt ja tegelikult kõik õige, aga seal natuke võib-olla jäeti mõned faktid välja, ehk siis nimed näiteks, ametnike nimed, mis on minule teada. Ja
nii-öelda see algus, et tegelikult jah, et see noor pere ei olnud ise sel hetkel kodus, kui paar lindu haigestus. Nad olid välisreisil ja neid siis linde valvasid vanemad, kes siis loomulikult hoolivate inimestena ju kohe helistasid neile, et mis nüüd saab, et noh, linnuga on halvasti, et mis me teeme. Ja siis nad võtsid otsuse vastu ikkagi veterinaari poole pöörduda ja siis tuligi sealt see linnugripi diagnoos. Ja noh, ka linde suri tegelikult omaniku enda sõnade kohaselt vist 36 ise, eks ju. Et ma täna nagu selles ei kahtle, et seal linnugripp on ju. Ja nagu ka noh, selle sigade osas ma ei kahelnud, et seakatk on olemas. Ärge mind kaasake nendesse vandenõuteooriatesse, et seda pole olemas või mida iganes, see on olemas. Aga lihtsalt küsimus on selles, mis sellega tehakse edasi. Et linnugripp tõenäoliselt seal lindlas oli. Aga vaat sellega on täpselt nüüd niimoodi, eks ju, et ega kõik ei sure. Noh, mitte ühessegi haigusesse ei sure 100%, eks ju, kõik ära. Ja põevad läbi ja tekib immuunsus. Ja samas olid emud hoopis teises hoones, teiste loomadega teises hoones, nii et nad ei puutunud selle lindlaga isegi kokku mitte. Jah, ka mina olin üllatunud, et sel aasta ajal võib linnugrippi tulla. Ma uurisin seda spetsialistide käest, kes kinnitasid mulle, et on olnud juhtumeid detsembrikuus, kus leitakse linnugripiga veelinde, kes on nakatunud, üks rebane oli nakatunud. Ehk siis Metsloomaühingu inimene sai ka kinnitada, et tõepoolest detsembrikuus on võimalik linnugripp saada, kui linnud käivad õues ja siis nendel ei ole seda katust, eks ju, selle aia peal. Et väljaheidetega see linnugripp tuleb ja noh, kõige kindlam on see, et kas hoida siseruumis ainult või siis mingi katuse all. Ja ühesõnaga see, mis nüüd sealt edasi läks, et nad tulid tagasi koheselt, eks, välisreisilt ja kohe tuli ka niimoodi, et nad sisuliselt neile ei antud isegi. Neile helistati eelmisel õhtul kell 6, et me tuleme homme teie linde tapma. No põhimõtteliselt nagu selline tunne, et mäletate, et ega tegelikult, sigadega oli see, et seal olid mingid järjekorrad ja asjad taga, aga see teine juhtum, sellega on täpselt sama kiirus olnud, et põhimõtteliselt siis nad kaebasid kiiresti advokaatide abiga kohtusse, proovisid esmast õiguskaitset sinna peale saada. Noh, ütleme niimoodi, et see meie tauditõrjeseadused ja need määrused ja asjad on nii pommikindlad, et sealt seda EOK-d peale saada ei õnnestunud neil, nagu ka arvata oli tegelikult, sest et PTA suudab ju selle kõik nii ära põhjendada, kuidas me kohe hakkame kõik ära surema, kui need linnud tapmata jäävad. Et seda siis arvesse võttes see neil ei õnnestunud. Aga blokeerisid nad muidugi selleks hetkeks oma veokitega selle sissesõidu ja jäid siis ootama kohtuotsust. Nad lootsid väga palju tegelikult kohtult ja lootsid väga palju sellelt, et mingisugune, kogu aeg käis nagu nendega vestlusest läbi selline lause, et nad lootsid inimlikkusele. Sellist asja nagu inimlik PTA ametnik pole olemas. Kui te täna keegi arvate, et sealt on mõni ametnik inimlik, siis uskuge, et teatud situatsioonides ja käsutäitjatena kaob see inimlikkus, kus kurat nii-öelda, et seda pole olemas siis enam. Et kõik nad on kunagi sinna tööle läinud, olles nii-öelda inimlikud, aga see inimlikkus kaob seal umbes kuuga. Et nendest saavad mingisugused käskutäitvad robotid, kes on inimlik, see lihtsalt ei pea seal üle kuu aja vastu, et see lüüakse sealt minema. Või ei lähe see üldse sinna tööle siis, eks. Ühesõnaga, rohkem neil nagu sellele vastu astuda seal midagi ei olnud, kui see käsk tuli. Millest nad nagu olid ka hästi hämmelduses, oligi see, et neile tegelikult ei antud mingeid korrektseid dokumente. Jah, nad said protokolli, eks ju, aga neile ei näidatud mingisuguseid testi vastuseid enne, et põhimõtteliselt sa lased oma kinnistule inimesed hukkama sinu pere lemmikloomi ja sul pole isegi mingisugust kindlust, et mis neil siis on või mis haigus või kas ta üldse on või kui palju tal on või nad pakkusid neile välja hästi mitmeid variante, et me paneme terved linnud, kes pole haigestunud, paneme eraldi, paneme karantiini.
Neil olid olemas hooned, täiesti eraldi hooned, kus nad olekski saanud kõike kohaldada, kõiki desotamisi, desomatte ja kusjuures desotada saab ka koos lindudega. On olemas ka sellised vahendid. Sest tegelikult ju pärast desinfitseerimiseks ega seal muud ei kasutata kui seda virkonit, on ju. Et tegelikult kõik lahendused oleksid olemas olnud. Nemad pakkusid välja Põllumajanduse Toiduamet, põhimõtteliselt sel hetkel nagu hobusel need klapid peas on ju ja mitte midagi, neid ei huvita, nad teevad, mis nad tahavad, nende ainuke eesmärk on see asi ära teha kiiret ja edasi minna nii-öelda järgmise kohta. Ühesõnaga saabusid nad siis lõpuks ikkagi selle Vireeniga sinna kohale. Ma ekstra küsisin ka teatud asju või teatud nüansse, mis seda Vireeni puudutab, sellepärast, et kui te hästi mäletate, siis ma ju esitasin ka teabenõude Põllumajanduse Toiduametile peale seda sigade katkujuhtumit siis seal ja nad lükkasid ju vastamist 1,5 kuud edasi, sest need küsimused olid hästi spetsiifilised, mis puudutasid siis gaasitajate pädevust, Vireeni töötajate pädevust, igasuguseid tehnilisi küsimusi gaasitamise osas ja nii edasi. Ja lõpuks siis 1,5 kuud hiljem tuli vastus, mis ei ütleb mitte midagi, ehk siis tegelikult ütles te seda, et neil absoluutselt igasugused dokumendid puuduvad, neil pole mingit pabereid, et seda teha võivad, välja arvatud see, et PTA annab kellegile siis sealt nii-öelda loa. Aga põhimõtteliselt jah, et tegelikult neil puudub Vireeni nendel töötajatel Tarmo Teraval puudub absoluutselt igasugune väljaõpe mingiks gaasitamiseks. Ehk siis öeldi sellele peremehele ka, et kõigepealt peremees sai aru niimoodi, et lindlas gaasitatakse linnud ära. Ehk see tähendab seda, et gaas lastakse lauta, hoonesse sisse. Ja ta oli täiesti šokis, kui ta nägi seda, et tegelikult topiti need elusad linnud nendesse valgetesse suurtesse piikpäägidesse ja nad olid seal siis rabelenud, eks ju, ja siis lohistati neid piikpääge siis õue, kuhu olid valmis pandud need rohelised mingid prügikonteinerid, kuhu siis need kotid sisse topiti. Ja siis selle peale, kui ta täiesti šokis olles oli öelnud neile, et mida te teete, et te pidite ju gaasitama seal hoones, siis selle peale öeldi, et kas sa oled loll või, et me ei saa hoones gaasitada, et see pole võimalik, et me gaasitame seal prügi nendes konteinerites. Ühesõnaga topiti need pere lemmikloomad. Ma siiski rõhutaks seda osa ka siin, et me ei räägi täna ju mingisugustest tootmisliha lindudest, eks ju, me räägime iga päev silitatud, hoitud, armastatud, hoolitsetud, vaadatud, näidatud lemmikloomadest. Need samad lemmikloomad topiti siis, eks ju, elusast peast nendesse piikpäägidesse, millega suruti nad sinna konteineritesse siis ja kuhu siis gaas sisse lasti, konteinerid pandi sinna sellesse bussi või sellesse autosse ja gaasitati seal. Ühesõnaga, ja me võime ainult ette kujutada, mida need inimesed võisid sel hetkel tunda, sest et ta ütles mulle niimoodi, et meil ei olnud julgust rohkem vastu hakata. Ütlesin ka, et miks te ei hakanud, miks te andsite järgi, et miks te võtsite nad autod sealt eest ära, miks te ei viinud linde minema lihtsalt, miks te ära ei viinud neid linde. Pärast seisate selle tulemusega, et teilt hakatakse, me teame, kuidas asi käib. Tehakse politseis avaldus mingisugune, eks ju, tehakse sulle mingisugune menetlus, nõutakse sult sunniraha ähvardusel kõigepealt asukohta, siis tehaksegi sulle sunniraha, on ju, kas sa avaldad või ei avalda. Ühesõnaga, sa saad öelda, et linnu tuleks ära surna. Mul suuridki ära kõik sellesse linnugrippi, on ju, kõik põletasin ära, on ju. Tegelikult oleks olnud neid variante, mida teha küll ja veel, on ju. Neil ei olnud julgust. Ja ütleme niimoodi, et ja eks see sama koht, et ega nad ei, see sama, mis hiljem saama hakkab, eks ju, et sa lähed mingi hobitalu, sa nagu näitad nagu ka avalikult loomi, et pärast see kottimine PTA poolt oleks ikka julm olnud, on ju, et nad oleks põhimõtteliselt iga päev võib-olla värava taga olnud ja hakanud igat pisiasja norima seal. Ja siis ühesõnaga jäigi siis sinna suur vaikus maha. Ma räägin eraldi ja emudega. Emud olid ju teises hoones. Nad palusid siis seda, et palun jätke need emud ellu vähemalt, et emud ei ole kokku puutunud nende lindudega. Emudel ei ole ühtegi tunnust. Võtke proovid olid negatiivsed muideks, emude proovid, jah.
et milleks need emud siis maha tappa. Ja ei, PTA ütles, et kõik linnud tuleb maha tappa ja üleüldse PTA ähvardas neid muideks politseiga, et kui nad hakkavad vastu, siis nad kutsuvad politsei, siis nad teevad igasuguseid muid halbu asju neile, et PTA konkreetselt ähvardas neid. Ja siis ähvardas need kassid ka veel ära tappa, et kui sa palju õiendad, siis me tapame su kassid ka ära. See oli PTA poolne nagu väljendus olnud seal. Sest et kassid ka võivad ju linnugrippi jääda. Ühesõnaga, ja läksid nad siis sinna teise hoonesse emusid ka tapma. Emud tapeti mitte gaasiga, vaid poltpüstoliga. See on selline, ma pärast panen siia video alla kommentaaridesse pilte, sest ma tahan näidata teile, tegelikult mul on pildi ja tõestusmaterjali ka mitmeid, on ju, mul ei ole küll selle nuudi Obitalu eraldi pilte, aga mul on poltpüstolist pilt. Siis te näete, milline näeb see taparelv välja, millega siis tõenäoliselt 2 korda vähemalt sellele emule pidi siia otsa ette, eks ju, panema, et ta üldse nagu uimastuks. Ma ei tea täpselt, kas sellest siis 2 korrast piisab või näiteks toonekurele peab 2 korda, eks ju, kui on vigastatud toonekur, keda on vaja nii-öelda siis ikkagi tema kannatustest päästa, siis selle poltpüstoliga toonekurele peab 2 korda panema, sest ta muidu ei sure, eks ju. Tõenäoliselt emuga on sama. Seal on siuke terav ots, mis siis tuleb sellest aiu, eks ju, siia sellest püstolist välja. Ja ühesõnaga olid nad siis need emud siis ära tapnud poltpüstoliga, siis olid nad toppinud nendesse suurtesse kottidesse, need 2 lindu, eks ju, ja siis nad olid lohistanud neid mingi 50 meetrit üle õue siis sinna Ireeni autosse. Et nagu ma mõtlen seda, et kui turvaline, me räägime ikkagi linnugripist, on ju, see on nagu nii ohtlik, et kõik tuleb maha tappa, kõik nakkab nii tohutult, et ja siis te lohistate lihtsalt neid linnugripis, väidetavalt linnugripis linde, eks ju, mööda nagu hoovi ringi, nagu jumal ükskõik. Siis ei olnud järsku kuskil enam seda nakkusohtu. Et põhimõtteliselt täiesti arusaamatu mulle jälle, eks, et see tõestab seda, mida tehti sigadega, et nad ise jagasid seda katkus siia, sinna, vasakule, paremale, üles, alla, niimoodi laiali mööda Eestimaad, talv hakkab. Ja tõenäoliselt veavad nad seda linnugrippi ka ise laiali selles mõttes, et oma jalgade ja riiete ja kõigega, sest arvestades seda, et nende nii-öelda kõike seda, mis ma varem juba seagripiga nägin, eks ju, kuidas see desotamine neil käis ja kuidas see riiete vahetamine, see on suur naljanumber tegelikult. Aga räägime siis, selles mõttes, et räägime nimedest ka praegult, et ma saan aru, et ajakirjandus on olnud nagu väga kuss selle koha pealt, ma arvan, et mina nii kuss ei ole. Ma ei näe absoluutselt ühtegi põhjust, miks peaks PTA ametnik, kes on riigi poolt palgatud ametnik, mingi suur saladus olema. Muideks peale seagrippi, kui te mäletate, siis koristati PTA lehelt ju kõikide ametnike telefoninumbrid ära. Ei olnud võimalik enam isegi kellelegi helistada, sest ei olnud telefoninumbreid enam. Nüüd on need tagasi ilmunud ilmselt peale ühte kurjemat kirja, mille ma saatsin siin aasta lõpus ministeeriumisse. Aga jah, et seal koha peal siis lisaks sellele Vireeni autole ei olnud Tarmo Terav olnud, oli mingisugune 2 tüüpi olnud, aga nii-öelda siis seda tapmist teostasid veterinaar PTA ametnikud, Terje Ooper, siis Saaremaa kohalik, või tähendab sealt Lääneregiooni kohalik Andru Jürisson ja siis meile loomakaitsjatele väga hästi tuntud Tõnu Eerik, kes on muideks kurikuulus juba sellega, et ta koeri lasi piinata nagu aastaid ja aastaid ja aastaid. Et tema poolt nii-öelda siis ohvrid ehk siis, keda siis omanik piinas ikka väga pikki aastaid, eks oli see sama üks nendest Läänemaa, üks oli see Läänemaa koloonia, kelle me siis, kas see oli nüüd 5 aastat tagasi või? ERR ka tegi sellest suure saate veel, kuidas me siis päästsime, et see oli Tõnu Eeriku töövili nii-öelda, kes siis nii-öelda kõikide loomapiinajate, kohalike loomapiinajatega sõpra mängis ja mitte midagi ei teinud loomade heaks. Ehk siis tema ja siis see kohalik naisterahvas Piibe Kivisilla,
Piibe Kivisillaga seoses on muideks veel niimoodi, et räägitakse seal Hiiumaa peal, et enda hobused olla mitte kõige paremini koheldud ehk siis nälga surnud, nii et ühesõnaga need olid siis need Hiiumaa kangelased ehk siis Andro Jürisson, Terje Ooper, Tõnu Eerik ja Piibe Kivisilla. Ja siis, kui kõik oli nagu läbi ja lõppenud seal, siis avastas ühel hetkel siis vaatama minnes nii-öelda see omanik, et neil on nagu seal hoone kõrval on selline, kus kanad käivad munemas, on veel väike pisike hoone, on ju, või nagu ühendatud teise hoonega. Vaatas, et huvitav, et sealt nagu ühest august saab ainult sisse minna inimene ja seal kõik lumi puutumata, ühtegi jalajälge, midagi ei ole, on ju. Et mis mõttes, et nagu seda ei desotatudki või. Et kõik pidi ära desotatama, seda ei desotatudki. Ja oligi nii olnud, et oligi jäetud desotamata ja siis selle peale öeldi jälle, et inimlik eksimus, et kõik on PTA-l inimlik eksimus. Aga katsuge meie keegi inimlikult eksida nende mingite reeglite vastu. Mis asi see on? See on kohe väärtegu, kriminaal mingisugune asi, mida iganes. Inimlikust eksimusest me siis ju enam ei räägi, eks. Eks see on igas valdkonnas niimoodi. Et ametnikul on lubatud inimlikud eksimused, aga tavainimesele need lubatud ei ole. Ja põhimõtteliselt siis oli avastanud jah, et seal on kõik tegemata, siis ta oli sinna teatanud, siis öeldi, et inimlik eksimus ja siis tuldi järgmine päev ja siis desotati nagu see ruum ka ära, on ju, et põhimõtteliselt või siis oli kuidagi veel öeldud, et me mõtlesime, et te ise teete selle ära või ootad nagu ühest ruumist teise on võimalik, et linnugripp ju kandub edasi, et see nagu ühe ruumi teed ära, teise ruumi jätad tegemata ja siis oletad seal veel midagi, et põhimõtteliselt oleks nad pidanud kõik üle uuesti tegema, sest selle ajaga või su linnugripp juba uuesti sinna teise ruumi tagasi minna, mille nad desotasid, on ju. Ühesõnaga, nii palju mõtlemist nendel ei ole. Ja siis tagatipuks leidis veel peale seda, kui nad olid siis ära käinud seal teist ringi nii-öelda, pidid nad 3. korda tagasi tulema, sellepärast et omanik leidis siis sealt lauda eest, lume seest mingisugused proovikatsutid. Ehk siis üks oli siis täis olnud, ehk oli mingisugust proovi võetud, verd ilmselt, linnult, ja teine oli siis uus ja tühi olnud. Ehk siis et need olid ka pudistatud siis sinna lumme, et nagu põhimõtteliselt, kui me nüüd kujutame ette nagu nii ohtlikku taudi nagu linnugripp või mingi, ma ei tea, võtame siit maailmast veel ohtlikumad taudid, mis on olemas, igasugused pulbrikesed, on ju, mis kirjadega saadetakse inimestele sekundiga, on ju, nakkavad, on ju, siis me pudistame neid niimoodi lihtsalt nagu kobakäpad, on ju, mööda lumme maha, et jälle selle kohta öeldi jälle see inimlik eksimus. Siis tuli see Piibe Kivisilla nendele järgi. Et ma ei tea, liiga palju on neid inimlikke eksimusi. Et selle Hiiumaa osas ma ei oska isegi, mina ei oska neid kuidagi aidata, et ma tahaks nagu siia juurde öelda lihtsalt seda, et see on nagu hea näide või ehe näide sellest, et inimesed räägivad, et miks ei tee teie või miks mingi loomakaitseorganisatsioonid midagi ei tee või et kus nüüd need suured organisatsioonid ja aitajad on ja kõik on ju. Teate, kui omanik ise ei hakka vastu, siis ei saa keegi teine tulla jõuga, hakata tema eest võitlema. Kui ta tahab abi, küsib abi, absoluutselt kõik on valmis minema, mingi päevaga aetakse inimesed kokku, see ei ole mingi küsimus, eks. Aga kui omanik ise kardab ja omanik ise ei julge nagu lõpuni minna, siis ei saa teised aidata. Seal Nurme Sigala juures oli ju natuke teistmoodi case, eks seal oli nagu 3 omanikku, üks oli nagu meie poolt, 2 olid siis nagu, või oli seal 4 omanikku ja pooleks kuidagi see suhe, et 2 tahtsid siis nagu päästa ja 2 ei tahtnud, on ju. Et seal oli nagu teistmoodi. Et põhimõtteliselt jah, et ega kui omanik ise ei ole valmis võitlema lõpuni, siis teised ei saa kellegi eest võidelda. Pidage seda meeles. Ja pidage seda meeles, et te ise, kui te usaldate PTA-d, kui te usaldate veterinaare, et väga paljud muideks veterinaarid töötavad ka PTA-s, kontrollige enne oma piirkonnas, et kes on nende palgal, on ju. Et kui te usaldate neid selles vaates, et te kutsute nad oma loomade juurde, lindude juurde, sealt midagi avastatakse, see ei jää PTA eest saladuseks. Kui te eelistate näiteks, ma ei tea,
eelistate neid toetusi PRIAst saada, eks te panete oma linnud, loomad kõik sinna PRIAsse kirja, siis te peate arvestama sellega, et te olete sihikul, te olete kirbul põhimõtteliselt. Kõige kindlam on kõik, mitte kuskil mitte midagi kirja panna, mitte midagi ei ole, mitte kuskil kedagi ei ole, kellelegi midagi ei näita. Jah, PTA võib tulla jõuga sisse, eks ju, murda maha. No need asjad saab kõik üles filmida, et tegelikult ma oleks ka eeldanud, et seal Hopitalus ehk oleks, nad oleks politsei kutsunud, okei, kutsuge politsei, mis see politsei teeb? Tuleb jõuga kallale. No aga siis ongi see sama koht, kus sa teed laivi, kus sa teed videot, kus sa näitad teistele inimestele, mismoodi riik meiega käitub, eks? Et see on kõik võimalik ju. Ega mingid, ei näe täna nagu enam muud varianti vastuhakkamiseks ju. Et sa peadki näitama seda, mis sinuga tehakse. Ehk siis see ongi nagu see koht ja mis ma tahan öelda, et ärge usaldage kedagi. Ärge usaldage, olge lihtsalt vait, ärge usaldage. Ärge jumala eest usaldage PTA ametnikku. Või et te kuulate, mis ta teile telefonist, nad võivad rääkida nagu magusa häälega, oi, me oleme nii suured sõbrad ja me kõik teeme ainult sinu heaks ja me oleme nii targad ja tublid ja ei, ärge usaldage. See kõik üks suur jamana. Et jah, et kurb, et nende lindudega nii läks, ma ei oska ka kuidagi rohkem, mida me saaks nende heaks teha, nende Hobitalu heaks. Ma arvan, et nendel on endal ka praegult väga pikk ja raske mõtlemise aeg, et kas nendes on piisavalt veel sellist närvi, sellist jõudu uuesti alustada, aga siis nad peavad endale väga selgeks tegema, et kui nad tahavad sama stsenaariumi vältida, siis tuleb oma peas ka mingid korrektuurid teha, et endast tuleb see jõud ja nii-öelda see julgus üles leida ja hirmust tuleb lahti lasta, sest PTA ei saa olla see, kes nagu teid nagu lõpuni ära hirmutab, ma ei tea, mis politsei, see on kõik üks jama tegelikult. Tegelikult meil on ikka mingid seadused ka ja päris põhiõiguste kallale, ma ei tea, annab alati kohtusse minna, annab alati vaielda, annab alati küsida abi, kõik asju saab teha. Aga räägin sellest teisest juhtumist nüüd, mis ma tahtsin ka rääkida, mida tegelikult ei teata, mis on täna kohtus. Ma ei tahaks niivõrd keskenduda selle juhtumiga seoses sellele loole endale, kuivõrd tegelikult rääkida sellest, kuidas Põllumajandus- ja Toiduamet, see haakub ka selle Hiiumaa looma või teemaga ja see haakub ka selle sigade tapmisega, just tapmise vaates, kuidas Põllumajandus- ja Toiduameti enda ametnikud tegelikult julmalt loomi piinavad neid tappes. Ja ma räägin päris tõsiselt, see ei ole nali. Mul pärast panen siia ka pildid. Faktid on olemas. Siin ei ole nagu mitte ühtegi sellist asja, mida ma ei oleks otse rääkinud tunnistajatega. Mul on salvestatud kõnevestlused, eks. Mul on paberid. Ma olen kõike näinud, on ju. Et siin ei saa nagu keegi tulla ütlema, et oi, see on mingi laim või midagi sellist. Ühesõnaga, lühidalt kokkuvõttes oli lugu selline, et Põllumajandus- ja Toiduamet, ma ei hakka nimesi nimetama praegu neid nimesi, mida ma ei pea nimetama, ehk siis ma nimetan ametnike nimed, aga mitte siis nende asjaosaliste nimed, lihtsalt ei ole täna nagu oluline. Et nimetame siis loomaomanik ja siis nii-öelda siis inimene, kes siis, kelle valdusesse pärast loomad said. Et 12 Šotimägi veist, 7 täiskasvanud, 5 vasikat, pääsesid 13. oktoobri öösel hommikul kunagi siis peale karurünnakut oma sellest traadist välja, on ju, Karjamaalt. Ja kui omanik ei näinud neid enam, hakkas otsima, ta neid ei leidnud. Ja ühel hetkel siis tuli kuskile PTA-sse sõnum, et keegi oli kinni püüdnud siis, eks ju, need Šotimägi veised ja et palus siis PTA kohale tulla. PTA suunas asja valda. Ja siis ühesõnaga ma päris detaile, see on nii pikk lugu, et ma ei hakkaks siin nagu peatuma. Ühesõnaga lõpuks siis 17. jõuti siis neid veiseid vaatama, siis arvati, et need on liiga kõhnad. Ja siis kui kuuldi, kes on omanik ja kuna omanikul on PTA-ga päris pikalt kalanud kitkuda, ehk siis siinkohal tuleb see sama koht, et kes kardab, kes mitte, on ju.
siis otsustati, et seal ei teha omanikul omanik isegi teadnud, kus ta veised on sel hetkel. Tal ei olnud õrna aimugi, kus ta on, ta otsis neid taga, ta ei leidnud. Ta ei saanudki neid leida, sest need olid juba kellegi kinnistule kogumisaadresse kinni pandud, on ju. Ja ühesõnaga omanikule teada ei antud, kus on üks kõne tehti vallast, mitte rohkem, kuigi pärast väideti, et oi mitmeid kõnesi ja mida iganes. Tegelikult pärast teabenõuetega küsiti välja dokumendid, siis selgus, et üks kord oli helistatud. Ja ta kohe ei vastanud ja rohkem talle ei helistatud. Ühesõnaga, kuni tuli siis protokoll, kus ta siis alles sai teada, kelle käes nii-öelda või isegi, et PTA on tema veised siis niimoodi ära võtnud, eks võtnud nagu asendustäitmisele ja andnud siis nii-öelda asendustäitmisele kuskile selle sama inimese kätte, kes need veised siis nii-öelda kinni püüdis. Ja sealt alates hakkas siis see kohtusaaga, ehk siis omanik läks kohtusse ja nii edasi ja nii edasi, et sinna ma nagu väga pikalt ei peatu. Aga mis on kõige hullem, on see, et kuna 10 veist oli siis märgistamata väidetavalt sel põhjusel, et kunagi oli PTA selle inimese mitusada veist lihtsalt tühjast kohast priiast maha kandnud, ehk ta ei saanudki neid märgistada. Noh, see on kõik niisugune jutt, et kas sai, ei saanud, oli see põhimõte, et seda ei teinud, mida iganes, et see nagu ei puutu sellesse teemasse hetkel. Aga puutub ta nii palju sellesse teemasse, et kuna nad olid 10 tükki siis märgistamata, siis PTA otsustas, et tema hukkab need. Et kui omanik ei ole nõus konkreetselt sellele inimesele võõrandama seal, siis ta hukkab. Ja selleks tähtaja täitmiseks anti 2 päeva ainult. Ja siis selgus ka see, et omanik isegi ei tea, kus ta veised on, nii et ta oleks pidanud minema oma veiseid siis hukkama kuskile, kus ta ei teadnud, ta veised on. Ehk siis asukoht oli teadmata, seda talle ei öeldud. Ja see tsirkus läks siis edasi kuni siis aasta lõpuni, niimoodi, et mitu korda pandi tal esmane õiguskaitse peale. Kohus nagu menetleb seda ja pani ka EOK peale talle. Kuni siis tehti mingisugune haldusprotokolli tühistamine, sest need olid ka valele ettevõttele tehtud see protokoll, need veised ei olnud selle ettevõtte omad üldse, kellele need tehti. Ja siis tehti uus protokoll ja siis tehti see nii kavalalt, et meil oli 24. detsember oli kolmapäev. Ja 22. detsembri õhtul saadeti siis uus protokoll niimoodi, et aega oli 28. detsembrini siis taaskord kas hukata või siis võõrandada, on ju. Ja seal oli sisuliselt inimesele jäetud 1 päev aega kohtusse pöörduda ja esmane õiguskaitse peal või 1 päev. Ta jõudis, aga valvekohtunik ei tegelenud selle asjaga nagu õigeaegselt, eks ju, ehk siis ta ei teadnud, et seal on mingi nii kriitiline asi. Ja PTA, kusjuures oli Vireeni auto tellinud ära juba 23. ehk siis PTA mängis nagu nii hästi enda arust seda malet ja seda omaniku asja nurka, et ta tegi kõik viimasel sekundil sõna otseses mõttes enne pühi, et omanik ei jõuaks mitte midagi enda loomade kaitseks teha. No ta midagi jõudis, eks ju. Aga siis, ja kusjuures ta pani kohe selle teate kohtule teele, teavitas ka PTA-d ehk EOK taotlus on tehtud, ehk esmase õiguskaitse taotlus ja hea tava kohaselt. Siis tegelikult ka järgitakse selles mõttes, mis on siis see lõpptulemus või oodatakse, see tähendab ära. 29. oli esimene tööpäev, ehk siis 28. andi aega ja 26. õhtul oli PTA juba sellele inimesele helistanud, kus veised on, et esmaspäeva hommikul nad tulevad neid veiseid hukkama. Ehk siis isegi see pühapäev polnud veel saabunud, kui oli omanikule tegelikult aega antud. Omanik ei teadnud, kus ta veised on, see on endiselt, jätame, selles mõttes need detailid on sellised, on ju. Et ühesõnaga reedel juba nad planeerisid esmaspäevast hukkamist, nad teadsid juba ka hästi, et omanik ei tea, kus ta veised on, et ettekirjutust täita. Ja ühesõnaga siis, aga siis oli see, et kuna see, kelle käes need veised olid, siis asendustäitmisel, ta oli nagu proovinud PTA-ga, ütles, et temale on nagu, kuidas see üldse minuni jõudis? See jõudiski minuni pühapäeval, ehk siis 28. õhtul, kui ta mulle kirjutas, siis ma hakkasin uurima seda lugu üldse. Et mis ta peab tegema, et keegi soovitas minu poole pöörduda, et selline juhtum on. Et tema ei suuda lihtsalt nagu mõelda sellest, et nagu täiesti terved veised tapetakse, lihtsalt vasikad ja kõik tapetakse lihtsalt sellepärast ära, et neil ei ole kõrvamärke. Ta oli pakkunud PTA-le erinevaid lahendusi, eks ju, et
et võõrandagu talle. Nii, ei saa. Eks väideti, et ei saa. Ta pakkus, et ostan ära need omanikult. Ei lubatud. Ta pakkus, et ma pean neid loomi elu lõpuni lemmikloomadena. Mitte kunagi ei lähe nad lihaks mitte kuskile. Ei nõustutud. Ehk siis täna me räägime sisuliselt sellest, et üks kõrvamärk kõrvas, mis on tegelikult nii lihtne, priiast saada, ära registreerida, et see öeldi, et on takistus selleks, et kõik tuleb maha tappa. Samas, PTA enda praktika, nii tema mitmeid kordi meie endaga, kusjuures Loomakaitse Liidule päästetud loomadega seoses on ju see tegelikult, et enamik päästetud loomi tuleb kõrvamärkideta ju. Pole ju neid märke. Kõik saadakse, kõik kõrvamärgid saadakse priiast, mingit küsimust ei ole. Ja vaat selle konkreetse inimese loomadega seoses on see nagu mingi kiusamine või selline isiklik kättemaks. Siis ei nõustutud mitte ühegi tingimusega. Ehk siis ainuke suund oli see, et need 10 looma tuleb ära tappa. 2 olid kõrvamärgid, siis nende kallal ei saanud minna. Ühesõnaga ja siis olid nad kell 8 hommikul 29. detsembri hommikul kohal. Muidu ei, ma ütlen ausalt, et muidu ei, ma ei tea, neljapäeval ei saa kella 3 või tähendab kell reede kella 3 neid enam kätte ja siis pühade ajal, neil oli nii suur himu tapma tulla ja kiirustades, sellepärast nad teadsid väga hästi, et kogu see asi on kohtus. Nad olid valmis riskima sellega, et nad saavad mingi menetluse sellest või mida iganes, aga see kättemaksu himu oli nii suur lihtsalt. Ja ühesõnaga siis oligi niiviisi, et kell 8 olid nad kohal, kutsusid selle, kelle käes need loomad olid, parasti tahtsid, et ta tuleks appi neid kogumisaedadesse sajama, nad olid parjasti korjamaal, eks. Kogumisaedadesse nad neid ei saanud, sest ega Šoti mägi veis võõras kohas, kui ta pole veel nagu inimesega, selle konkreetse inimesega harjunud, eks ju, vanaomanikuga nad olid, on ju. Neid oma taktika, kuidas ta nad ligi sai ja nii edasi. Siis ega ta nagu ei tule niimoodi ligi ja ei lähe ka sinna aedadesse. Ühesõnaga aedadesse nad ei saanud ja ma ei ole nagu seda enda sisse väga ma ütlen ausalt, väga sügavalt tahtnud lasta, sest ma tean, et või ma olen need vihastamised ära vihastanud, aga praegu ma elan seda enda sisimas jälle uuesti läbi, et nad seal võib-olla võtab ääle värisema, kui ma räägin. Aga ühesõnaga, mida siis tegid PTA ametnikud, seal oli koha peal siis Harles Kaup ja Karol Laurimaa. Karol Laurimaa on meie selle sama PTA uue operatiivüksuse juht siis, kes peaks nagu seisma loomade heaolu eest, aga kahjuks seda kuskilt näha ei ole. Pigem on see, et tema praktika on see, et ta telefonidele ei vasta ja kirjadele ei vasta ja loomad jäävad ka hätta. Et ühesõnaga, mis siis tehti, oli see, et ja seal oli tunnistaja juures, eks see sama loomad, kelle juures olid, kellega ma rääkisin, mul on salvestatud kõne. Tema oli sellest kõigest väga šokis, ütles, et ta suutis vaadata kogu seda protseduuri poole peale, mitte kauem siis läks minema, sest ta lihtsalt ütles, et tal närvid enam ei pidanud vastu, sest et isegi kui meeste rahvas nii räägib, kes on tegelikult veisekasvataja, päriselt veisekasvataja, kasvatab ju lihaks veiseid, ta on harjunud tapmisega, isegi tema närvid ei pidanud vastu. Ühesõnaga püüti kinni siis uinuti püssiga, see, mis noolega lased eemalt, ühe vasika eest tema, tal oli vasikas ka, lasti siis see nool, kusjuures tõenäoliselt täiesti käpardlik ja kõik, sest et tegelikult seal on nagu rohtude erinevused ja kõik, et need uinuti ravimite erinevused, et šotlast nagu maha võtta, tõenäoliselt ei tea see Harles Kaup nendest kogustest mitte midagi, tema oli selle protseduuri läbi viia. Lasi siis selle noole, korraks sai veise maha, siis ta võttis poltpüssi, see on siukene nagu toru, selline, kust siis käib mingisugune 3-4 sendine mingisugune rauast ora nagu välja või mingi gaasiga. Ja siis põrutas talle siia otsa ette, mille peale siis veis püsti kargas ja jooksu pani. Poltpüstol või püss on mõeldud uimastamiseks. Ehk see tähendab seda, et sa pead väga täpselt, väga õigesse kohta, väga õige tugevusega paugu panema ja peale seda peab kohe järgnema veretustamine ehk kõri läbilõikamine.
kui loom on uimane. Et ta ei tunneks valu. See, mida tegi Harles Kaup, et ta nagu esiteks pärast seda kohta vaadates, ta oli jumala valesse kohta selle pannud. Loomulikult loom ei saanudki maha jääda, eks ta ei saanudki uimaseks. Siis oli ta püsti karanud, uuesti pannud selle uinuti noolega, nii-öelda ravimiga. Siis ta oli pannud teise paugu talle siia samma, valesse kohta. Siis oli loom uuesti üles karanud. Siis ta oli seda kõike 3. korda ka teinud. Ja see protseduur võttis kokku kuskil 1 kuni 1,5 aega. Ehk siis see on kõige julmemal viisil, see on kõige õudsemal viisil, mida võib üldse ette kujutada, mis valu sellele loomale nagu tekitati, kuidas ta nagu surema pidi, eks. Ja seda kõike tegi veterinaar ja PTA ametnik Harles Kaup oma kätega. Ja seda juures vaatas seal Karjamaal ka Laurimaa, kes on naine, kes on ema ja kes on endine loomakaitsja. Täna ma teda loomakaitsjaks enam ei nimeta. Täna ta on lihtsalt, ma ei hakka ütlema seda sõna. Ehk siis, ja sel hetkel tegelikult läksid ka selle, nii-öelda siis sel samal hetkel siis, kui see, kelle juures need loomad olid, nägi, mis toimub, tal närvi üles viskas, ta läks minema, siis sel hetkel ta tegelikult sai aru, et ta on nagu mingis mõttes valesti teinud, et ta on varjanud seda, et tema juures ja kus konkreetselt need loomad on, et ta võttis ühendust loomaomanikuga ja ütles tegelikult sel hommikul siis, kus need loomad on. Ehk siis loomaomanik sõitis kiiresti sinna oma loomade juurde ja see üks veis oli siis nii-öelda, et seal ei olnud enam kedagi, mitte kedagi. Üks veis oli siis surnud maas, tal oli 3-sendine auk siin, eks, verine. Tal ei olnud kõri läbi tõmmatud. Ta oli tapetud selle sama poltpüssiga siis mitmeid kordi sinna lastes, eks ju. Ja seal juures oli siis pisike vasikas, tema vasikas, kellel oli siis see uinuti nool, oli külje sisse jäetud. Ehk siis inimesed, ametnikud läksid minema ja jätsid ka lisaks veel vasika sinna järelvalveta, uinuti nool oli küljes. Et oli surnud ema juures siis seal. Ehk siis, ja siis saabus Vireeni auto juba, kes siis rääkis väga täpselt sellele omanikule, mis päeval ta tellitud oli, mis päeval talle see tellimus tehti, eks see oli 23. juba tehtud, kaugelt enne seda, kui see ise täitmise, siis ettekirjutuse täitmise tähtaeg kätte oleks pidanud olema 28. Ja siis mingil hetkel siis saabus PTA ametnik Harles Kaup ka sinna autoga tagasi, aga kuna nendel seal on suusad nii risti omavahel, siis see vend tunnistas nii-öelda siis omavahelises läbi autoakna vestluses, et tema seda kõike tegi, eks ju. Ja siis kutsus juba politsei ja mis iganes, et seal oli nagu lihtsalt, üks kardab ühte, teine kardab teist, on ju, ja mingi siuke värk, et ühesõnaga, ja Vireeni auto siis viis selle laiba minema. Ehk siis, see omanik kuna see asi on kohtus, siis ta ei tahtnud ta oleks võinud mis iganes asju teha, ta oleks võinud takistada Vireenil selle laiba äraviimist tõestuseks, eks ju. Ta pildistas kõik ülesse ja filmis. Aga ta ei hakanud vastu neile sellepärast, et ta teadis, et kuna see asi on kohtus, siis see võib tema kahjuks töötada hiljem. Ehk siis ja kohus pani tegelikult selle samal hommikul, ehk siis sel ajal, kui ta tappis selle veis, oli tegelikult esmane õiguskaitse peal juba, kuni selle kohtulahendi lõpuni siis ei tohi tappa ega võõrandada neid veiseid. Et võt selline lugu siis, selline lugu oli selle veisega, et ma pärast panen teile siis need pildid ka juurde sinna, et siis te näete. Ma ei aja mingit jama teile siin. Ühesõnaga, need lood on nüüd räägitud ja ma mõtlen seda, et me oleme loomakaitsjatena nii palju õudseid asju näinud ja nii palju pidanud selle ametiga suhtlema ja kõik see on kuidagi veninud sinna kohta praegult, et
meile enam ei vastata. Ma helistan sinna tihti mitu korda päevas, meil on mingid juhtumid, kus on vaja abi, kus on vaja vastust. Mitte ükski telefoninumber ei vasta, kui siis keegi lõpuks vastab või helistab tagasi, nagu siin viimati oli Annika Õkva, siis helistas tagasi mulle, mul oli vaja ühe juhtumiga seoses, kus koer piinleb reaalselt keti otsas kuskil juba, ma ei tea, mitu aastat tagasi tegime kaebused, ikka endiselt lahendamata olukord, siis selle peale ta vastas mulle lihtsalt ülbelt, et ta ei anna mulle telefonist mingeid kommentaare. Või siis tulevad kirjalikud sellised stiilis vastused, et mingi isikuandmete kaitse bla bla, ja me ei räägi teile üldse mitte midagi. Kuigi me ju teame isikuandmeid, me teame aadresse, me teame nimesid tihti, me ei saaks ju muidu kaebust tehagi. Ühesõnaga, mingisugune, ilmselt on selle sama uue peadirektori poolt välja mõeldud, Raimo Heinavi poolt välja mõeldud mingi jura täielik, kus räägitakse isikuandmete kaitsest. Ja siis selle taha on maru hea nagu pugeda, et sa mitte midagi ei pea rääkima, et mingid aru sa andma ei pea. Kuigi meie oleme see organisatsioon Loomakaitse Liit, kes sisuliselt kõige rohkem kaebusi teeb ju, kellele inimesed teatavad. Meil on üks suur mure nende loomade pärast. Ehk siis me täna oleme taaskord jälle selles olukorras, kus me oleme peaaegu vastu seina jooksnud sõnalises mõttes. Ma olen kirjutanud ministeeriumisse, ma sain sealt vastuse, et nemad ei sekku PTA töösse. Ehk siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ei sekku oma haldusalas, oma allus oleva ametitöösse. Ma palusin menetlust, ma palusin vastuseid, mitte midagi, nad lihtsalt ei sekku. Et täna meil on siis Eesti Vabariigis olemas üks riigiamet, keda mitte keegi ei kontrolli. Ja ma tuletan ühe pisiasja veel siinkohal meelde juba laivis, kui ma räägin, et seal sellel suvel mõisteti muideks kriminaalkorras süüdi sealne ametnik Vladimir Vahesaar, kes siis pani toime siuksi nagu võltsimistegusid, eks ju, võltsis protokolle. Ehk siis oleme igasuguseid jutte kuulnud ja tegelikult seda korruptsiooniteemat on seal ametist päris palju. Ehk siis seal ju seesama ametnikud ise osutavad teenuseid oma firmadelt, teenivad raha, kõigepealt teeb ettekirjutuseks ja siis läheb oma teise firmalt, nagu erafirmalt, siis läheb raha eest teeb teenuse. Me oleme seda teemat ka tõmmanud juba tükk aega ja huvitav on see, et keskkriminaalpolitsei näiteks ei näe nagu probleemi, et võiks nagu veel kord seda ametit uurida. Et see korruptsioon, mis seal toimub, see on ju kohutav. Ja seesama Harles Kaup väidetavalt siis pärast selles läbi autoakna vestluses oli öelnud ju, et ega tema ei tea midagi, et tema telliti siia. Mis mõttes telliti? Et sa oled PTA ametnik ja sind telliti siis tapma erafirma alt või? Et päriselt. Ja sa oled PTA autoga, PTA ameti riietustes ja sind telliti. See on räme korruptsioon tegelikult. Ja mitte keegi ei kontrolli seda asutust. Mitte keegi. Ehk siis Vladimir Vahesaar õnneks sai krimmkaristuse. Ma ei tea, kas see on Riigikohtusse juba jõudnud, on ju, või tuligi tagasi ja sai selle karistuse juba ära, on ju. Aga ma tahan öelda, et tegelikult Vladimir Vahesaar ja Harles Kaup olid nagu kaks päkapikku koos. Üks ei käinud teiseta kusagil. Ehk see tähendab seda, et ma olen jumalagi veendunud selles, et on seal ka selle Kaubi puhul midagi uurida. Ja leitakse, kindlasti leitakse. Et ma olen ise käinud taga ju kontrollimas, eks ju. Kunagi oli Lasnamäel Punasel tänaval oli üks malamuudipidaja, kelle juurde me saatsime neid kahte tüüpi nagu kordi ja kordi. Kaebus oli selline, et kahetoalises korteris peetakse kahte täiskasvanud Alaska malamuuti, kes siis saavad kogu aeg kutsikaid. Ja siis kutsikaid hoitakse 5. korruse rõdul, siis rõdul oli ehitatud siis nende jaoks siuke kuserenn, kust siis kusi voolas alla nii-öelda, et kui kutsikad kusesid rõdu täis, siis kusi voolas nagu renni pidi alla siis maha. Kunagi oli mingi koer neil surnuks kukkunud sealt 5. korruse rõdult ja ühesõnaga siuke koht oli. Ja ma olin ise seal juures, ma läksin juurde ja Harles Kaup tookord kutsus mind kaasa, ta ju ise vene keelt ei räägi. Võmm, ainult natuke mõmm, on ju, see ongi kogu tema nii pani mõmm, on ju, on vene keel ja siis terve selle tegelikult selle jutuajamise omanikuga ja selle jamaga seal ma sisuliselt vestlesin, on ju, siis Harles seisis nurgas nagu tuppa sittunud kass, on ju, ei teinud suutki lahti ja siis lõpuks see action lõppes seal, ma ei tea, 3 või 4 politseipatrulliga, me saime need koerad kätte sealt korterist. Ja teate, mis siis juhtus või? Harles Kaup
andis täiskasvanud koerad omanikule tagasi. Ma ei tea, millega see omanik suutis teda veenda või hirmutada või mida iganes, aga loomapiinajale anti koerad tagasi. Kutsikaid õnneks mitte. Ja see loomapiinaja on nüüd siis järgmised aastad saanud ohtralt uuesti kutsikaid nendel samadele teha. Viimase koera pidime sel aastal või kutsika jälle ära päästma sealt, kes oli jälle rõdule siukse jupi nööriga kaela pidi kinni seotud. Et see on siis siukene Ardeskaubi kerge taust. Et ühesõnaga ma arvan, et keskkriminaalpolitseil peaks seal olema ikkagi päris palju nii uurimist, et ma võtaks küll nende asemel ette selle ameti jälle, sest ega miski muu neid ei võta, nad ussi ei püssirohi. Et ma ei tea, kapo võiks ikka peale lennata küll uuesti, et arvestades, kuidas nad jah, seda korruptsiooni asja uurides, sest see on nagu üle igasuguse normaalsuse. Et ühesõnaga, ma ei teagi, mida edasi teha, et ministeeriumi, me räägime ministrist, ma ei tea, ma olen tänaseks käed üles tõstnud ja lootuse kaotanud, et see minister midagi suudab või tahab. Käisime me teised olid, meie omadest olid läbi veebi, aga käisin kohal sellel kohtumisel, kus siis uut loomakaitseseadust nii-öelda siis arutati. Põhimõtteliselt ma nägin selle laua taga, mingit sisulist arutelu ei olnud. Sinna oli 1,5 tundi arvestatud, mingi 1 miljon osalejat, on ju. Ja siis, kui keegi tahtis üldse midagi rääkida, siis minister ainukesele, lähme nüüd edasi, on ju. Et me siin sellest ei räägi, me tollest ei räägi, me kolmandast ei räägi. Me pärast ei saanudki keegi millestki midagi rääkida. Läksime lihtsalt tühja kohale sinna ja tõenäoliselt tuleb varsti siuke jutukene jälle, kuidas kõik loomakaitseorganisatsioonid kõigega nõus olid. No ikka ei ole küll, on ju. Et ja see pole ka kuskile muidugi jõudnud, see seadus praegult hetkel, et pidi juba ammu väljas olema, aga venib nagu kumm aastaid juba. Et kuulataksegi ainult neid mõttetuid kodanikke või ma ei teagi, mingid neid samu enda käepikendusi, kes seal töötavad, kes on siis tulnud teisest loomakaitseorganisatsioonist nii tööle sinna, asunud siis nii-öelda mutanteerunud koletisteks loomakaitsjatest. Ja siis neid kuulatakse. Nii et ma ei tea, jah, eks ma sellest võib-olla kirjutan ka varsti natuke pikemalt, et tänagi oli 2 teabenõude vastus, 5 päeva on aega, mida ei ole, on teabenõude vastuseks. Et kuidas saab olla, et üks riigiamet seadusi eirab? Mis eirab? Kuhu sa lähed selle jutuga, kuhu sa kaevad? Ma ei tea. Mitte kuhugi. Et ega seal muud ei ole. Ma ei tahaks nagu siin öelda seda lauset, aga saate aru, mis ma mõtlen. Et kala hakkab ikka mädanema peast, nagu räägitakse, eks. On siuke hea ütlemine. Nii kaua, kui on olev kalda loomade heaolu eest vastutav ülemus seal, nii kaua päriselt ei muutu mitte midagi. See vana punt sealt minema ei lähe, sealt ei muutu mitte midagi. Üksi selle uue peadirektori tulekuga ei muutunud mitte midagi, ainult hullemaks läks. Ainult hullemaks läks. Ja me lootsime nii palju. See vana oli ülbe ja loll, ausalt. Ega ta vähemalt nagu, see asi oli kuidagi nagu triivis või siia sinna poole, kord niipidi, kord naapidi, on ju. Aga selle uue tulekuga, see on täitsa kreenis. Seal ei ole mitte midagi teha. Ja ministeerium on käed puhtaks pühkinud. Jälle pole mitte midagi teha. Ministri asi ei ole see. See, et ma ei tea, neid kanu pole isegi puurist välja suudetud nagu mingit eelnõud kuskil nagu läbi viia. Et mulle tundub jah, et kõik on nagu üks suur, ma ei tea, siukene nagu mingi puutumatu, mingi asutus, see PTA, kus ei saa nagu mitte millegagi enam külge minna. Me oleme kõik läbi proovinud, me oleme kohtud läbi käinud, me oleme kõik asju proovinud nendega. Küll me veel midagi välja mõtleme, ega valla andnud ei ole, aga vaatame, mis saab. Aga jah, ühesõnaga see siis nii palju veel lisaks ja mis ma ikka oskan öelda, et kui seiske enda eest, lihtsalt seiske enda eest. Olge täpselt samasugused nagu mina. Selles mõttes nagu mina, et ma mäletan nagu see ministeeriumis väga kummaline kuulda muidugi seda, kui
ma kurtsin seal ühele ministeeriumi ametnikule, et noh, et mis toimub, et PTA ei vasta minu kõnedele, Loomakaitseliidu kõnedele. Selle peale ütles ta mul väga kummalise lause, et nojah, et kõigil ei ole sellist närvi, et metsat välja kannatada. Aga tead, olgegi nagu metsa. Kellegil ei oleks närvi teid välja kannatada. Seiski oma loomade eest. Tehke midagi selleks, et mitte keegi ei tuleks teid kottima lihtsalt. Et jah, igal juhul ma soovin teile tugevat närvi ja kindlameelsust ja kui kellelgi on tõesti mingi PTA saadab mingi kirja, oi me tuleme mingeid rutiinseid proove võtma, hoidke nad eemale sealt ja kui nad hakkavad jõuga pressima, ma ei tea, kirjutage mulle siis. Mõtleme siis, kas ja mis ja kuidas, et kas on abi vaja kaitsma tulla, mida iganes on ju, et me peame seisma koos. Sest et üksi oleme nõrgad, koos oleme tugevad. Nii on. Võt. Ma vist sellega lõpetan, siis ma olen nii kaua mulisenud siin juba, et kõigil on vist juba kopp ees. Et olge tublid ja elame veel. Tšau.